No selleks, et lahinglaskmistele üleüldse pääseda, siis ohutus eelkõige. Kõrvad ja kuulmine tuleb kaitsta, killuvest selga, kiiver pähe ja läheme vaatame, millega mehed siin tegelevad. Täna just nägite, kuidas Eesti diviisi suurtükiväerügiment harjutas Nursipalu polügoonil Caesarite suurtüki laskmist. Ja ma arvan, et ma olen diviisi ülemana väga rahul sellega, mida ma nägin, kuidas reservväelased tegelikult käsitlevad neid relvasüsteeme. Kuivõrd tähtis selline õppus on Eesti Kaitseväe mõistes? Eesti Kaitseväe mõistes on see oluline, sellepärast et me treenime oma reservi, hoiame neid valmis oma sõjaülesannet täitma. Ehk siis loomulikult on see oluline. Me oleme praegu Caesari tulepositsioonil, siit täna laseb Caesari tulerühm 3 relvaga ning sihtmärk on käega näidatud suunas 6 kilomeetrit. Kui palju siin siis nende päevade jooksul ära lastakse, nagu aru võib saada ikka päris palju? Ütleme niimoodi, et suurtükiväärlased tahavad alati rohkem lasta, aga meie laskemoona piirangud rahuaegses väljaõppes on suhteliselt väiksed numbrid. Seda on küll piisav selleks, et me saaksime oma asju harjutada ja kogused, nagu me näete, laseme 1-2 korraga tuleülesande täitmisel. Et need väga suured ei ole, et me laseme 2 päeva peale ära circa 56 mürsku. No see on tegelikult Eesti Kaitseväe mõttes ikkagi ajalooline hetk, et nii suurte torudega siin kagunurgas üleüldse lastakse. Ja see on esmakordselt. Suurtükivägi toimetab siin lahinglaskmiste raames esimest korda. Nendel 2 päeval toimuvate õppuste raames mõõdab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ka siin ümbruskonnas mürataset. Ma ausalt ei ole teadlik, millal need tulemused saavad, millal valmis saavad ja millal need avalikustaks, aga nüüd see on osa sellest, kuidas me saaks seda polügooni edasi ka kasutada. Ja ma siin kindlasti ütleks, et me Kaitsevägi diviisiüksused on kindlasti väga tänulikud nii kohalikule elanikule kui kohalikule omavalitsustele, et meil on see võimalus siin harjutada ja me kindlasti ka mõistame seda, et meie tegevus toob ka seda mingil moel ebamugavust, aga see on vajalik, et me oleks valmis Eesti kaitseks. Kui pikalt need õppused kestavad ja kas siis lähiajal võiks oodata, et siin kagunurgas siis saab suurte torudega veel lasta? Ei, kahjuks täna lõpetan meie oma laskmised siin Nursipalus alal ära ning siirdume uuesti tagasi oma nii-öelda Tapa ala peale, kus siis toimub meie varustuse hooldus ja siis laseme reservväelased koju tagasi.